tundub, et olemegi kohe-kohe mänguks valmis. Kodumeeskond Tartu siis sinises vormis ja külalised oma klassikalises kolla-musta triibulises. Hästi mängib Mariniga kokku, aga jääb õnnega pooleks. Kallasele pall ka tuleb tagumise posti suunas. Pall sealt saab löögile ka veel Dos Santos, aga ei taba hästi. Võimalik see pikk ettevõstega astub mööda, tuleb sööt keskele ka, Koskor saab lüüa, aga see täpselt keskele. Aga vaatame selle olukorra ära. Marin palliga otsib keskele Ugeeri, saab pöörata ka, tuleb löök, Nõmm paneb jala vahele ja sealt nüüd veel Sepik ja tõrjub pall, aga jääb Tartule, on löögikoht ka, tulevad seal kaitsed just vastu, ikka löögikoht, tuleb löök ka, aga liiga värava keskele ja selle saab Kallase vastu. Pärnakas hoolas võtta, mööda ei saa, esimese hooga, nüüd tuleb pall kasti tagumise posti suunas, Limberg hüppab natuke liiga vara, ei taba palli hästi ja tuleb keskele ka, otsib Dos Santos, super sööt, kas mees jõuab selleni, jõuab, otsib penalti punkti peal omasid, Ugeeri teise palli võtab ära, löögikoht ka, aga otsustab ikkagi Langil anda Veelmaa. Pall keskele ka, sealt kavalalt üritab Marin kanna tagant palli värava peale suunata, aga otsib Koskorit kastis, jääb Koskor palli peremeheks ka, tuleb löök, aga see väravasust mööda läheb ja seega tuleb tõsta kasti ka, seal pool võimust tekkimas, tuleb löök peale ka, aga seal praegu Kangas lahti selle. Nüüd tuleb Limbergilt, natuke selja taha jäi, aga Limberg sealt ja ongi kohtunik lõpuvila andnud 0-0 viik Tammeka Vatmase vahel. Minuga siin pärast mängu nõustunud rääkima Tartu Tammeka poolt Tristan Koskor. Tristan, räägi, kuidas enesetunne praegu on pärast seda kõva taktikalist lahingut? No pettumus selgelt, et olime parem meeskond kindlalt väljakul ja kahjuks jäi hiile täpp panemata ja viigi punktis, et ei, pettumus on väga suur. Kindlasti ja palli palju valdasite, oli tegelikult momente ka, millest puudu jäi täna? Me oleks võinud veel rohkem neid palle sinna kasti toppida, et ma tunnen, et meil kas jäidki need senderdused sinna esimesse kaitsesse kinni või siis olime nii-öelda ebatäpsed olid need senderdused ja ongi, et oleks võinud veel rohkem toppida neid palle kaste ja survet sinna veel rohkem panna, et jah, sellised pisikesed asjad. Mida positiivset sellest mängust endaga kaasa võtta? Ma arvan, et selles mõttes me alustasime väga hästi üldse terve mängu ka, et ma arvan, et me olime palliga väga head täna, et kindlasti meil olid omad momendid ja et täna niimoodi. No siis täna nii, siis järgmine kord läheb paremini. Mida veel poolel rääkisite, siis tegelikult teine poolek tulite päris hea tuhhiga peale? Me rääkisime ka, et peame natuke rohkem kannatlikumad olema, seda õiget momenti otsima ja ega midagi väga kardinaalselt ei pidanud muutma ka, et tegelikult nagu esimene pooleka toimis, et jah. Arusaadav, aga ma ei hakka siin rohkem kinni hoidma, aitäh sulle ja soovin edu järgmistes kohtumistes. Sander, räägi, kuidas ise sa mängu kokku võtaksid? Tead, ma ütlen, et väga võitluslik mäng oli. Tammeka mängis väga hästi, et kiitus neile. Saime kõvasti harjutada looblokki. Ma arvan, et noored poisid said väga hästi hakkama, suur tunnustus neile, et nad pingutasid ja ma arvan, et said hästi hakkama. Kas Tammeka võib-olla üllatas teid täna natukene oma mängupildiga ja see, et võib-olla nagu kas see oli mõnevõrra üllatuslik? Üllatuslik. Ise olen päris palju Tammekat jälginud, kuna ma siin mängisin, et nad on hooaja tegelikult väga hästi mänginud ja neil on väga kvaliteetsed mängijad, kes on väga otsustavad ja väga tublid olnud siin viimasel ajal. Et täna oli nende päev, aga 0-0 on tablool, olen rahul, 0 mäng. Oleks saanud kindlasti võita, aga arvestades tänase päeva tingimusi, siis võime rahul olla. Kuidas see väljak üldse vihma on tegelikult päev otsa kallanud, tundus väga libe, et kuidas tundsid end väljakul? Täitsa aus olla, ma arvan, see väljak on top, et väga hea väljak, et jah, eks siin paljudel läks jalad krampi, eks ole tingitud sellest, et oligi hästi niiske ja pidi hästi palju jooksma, aga ei kurda, väga top. Sannu on väga hea! Üks Eesti parimaid väljakud kindlasti.
Seda on hea kuulda. Mida siit mängust võib-olla kõige olulisem asi, mida endaga kaasa võtta? Ma arvan see, et me suutsime haavatavas seisus, haavatavas koosseisus väga hästi mängida. Et proovisime noori toetada ja julgustada ja ma arvan, nad ujusid selle auga välja. Tublid olid, väga tublid. See ongi väga hea mõte, ma arvan, millega lõpetada. Ma hakka sind ka rohkem kinni hoidma. Aitäh sulle ja soovin sulle edu!